Jipp ja Janneke. Jipp ei taha teed juua. Jannekesel on juba parem. Aga ema ütles, et ta ei tohi veel tänavale minna. Kus me siis mängima hakkame, küsib Jipp. Köögis, ütleb Janneke. Köögis mitte, ütleb ema. Seal pole teist mingit kasu. Minge parem kahekesi pööningule. Pööningul on vahva. Kui sa paned 2 lauajuppi viltu vastu seina seisma, siis ongi sul juba maja valmis. Hakkame ema ja isa mängima, ütleb Janneke. Ei, ütleb Jipp, mina ei taha enam nukkudega mängida. Aga karuga, küsib Janneke. See pole mingi nukk, see on lihtsalt karu. Mängime siis lihtsalt härrat ja prouat, ütleb Janneke. Kas te tuleksite minu juurde teed jooma, härra? Tänan kutsumast, ütleb Jipp. Kas te sooviksite tassikest teed, härra? Ei, ütleb Jipp. Mul ei maitse tee. No, ütleb Janneke, härrasmehed niimoodi küll ei räägi. Härrad võtavad kenasti istet ja joovad kenasti teed. Siis ma ei tahagi kunagi härraks saada, ütleb Jipp. Kelleks sa siis saada tahad? Notariks, ütleb Jipp. Ma tahan notariks saada ja piipu suitsetada. Aga notar ei tohi samuti öelda, mul ei maitse tee. Tohib küll, ütleb Jipp. Notar võib seda vabalt öelda. Ei või, ütleb Janneke. Võib küll, ütleb Jipp. Ma lähen küsin oma ema käest järele, ütleb Janneke. Ja ema ütleb, kui Jipp notar on, siis on ta juba suur. Ja kui Jipp suur on, siis maitseb talle juba ka tee. Nägid nüüd, ütleb Janneke. Aga Jippi arvates on see täielik jama. Ta peab selle üle kõigepealt veidikene mõtlema. Ja selle majakese seal pööningul lammutab ta ära. Mina ei taha enam mingit härrat ja prouat mängida, ütleb ta. Mul on klaaskuulid kaasas. Ja siis hakkavad nad kenasti kahekesi suurel pööningul klaaskuulidega mängima. Jipp ja Janneke lõikavad pilte välja. Oi, kus alles sajab. Küll nüüd alles sajab. Täna pole küll mingi ilm väljas mängimiseks. Jipp ja Janneke istusid veidi aega aknalaual ja vaatasid tänavale. Aga mitte keegi ei läinud mööda. Ainult üks väike koer. Siis hakkasid nad pilte vaatama. Ja nüüd on kõik pildiraamatud läbi vaadatud. Ja õues ikka sajab ja sajab. No siin on teile 2 käärid, ütleb Jippi ema. Kummalegi 1 käärid. Siit raamatust võite te pilte välja lõigata ja sellest ka veel. 3 raamatut teile piltide välja lõikamiseks. Nüüd on neil suurepärane tegevus. Seal on palju pilte autodest ja palju pilte kaunitest daamidest. Nad lõikavad need kõik välja. Kuid mõne aja pärast on neil kõik pildid välja lõigatud. Nüüd on valmis, ütleb Janneke. Meil pole enam midagi lõigata. On seal veel raamatuid? Jipp vaatab raamatu riiulisse. Kõige madalamal riiulil on raamatud paljude ilusate värvipiltidega. Neid tohib kindlasti võtta, ütleb Jipp. Need on seal täitsa all. Keegi vaata neid. Näe, sina võid sellest raamatust lõigata, ma ise võtan selle teise. Nad lõikavad nii süvenenud, et keele otsad suust väljas. Ja nad ei märkagi, et keegi sisse tuleb. Hei, mis te seal teete? Kostab hääl. Jipil ja Jannekesel kukuvad käärid käest. See on Jippi isa. Oi, kui kuri ta on. Väga kuri. Janneke hiilib vaikselt koju. Ja Jipp on hästi kurb, sest isa ei loe talle nüüd õhtul enne magama minekut kindlasti raamatut. Aga eks see ole natuke ka ta enda süü. Sest raamaturiiuli raamatud, neid ei tohi ju lõikuda.